on täpselt nii palju, et vaadata Raamatukogu TV erisaadet sellest, kuidas me Jõhvis tegime Raamatukogu TV-d. Tere, mina olen Kerri Jõhvi Keskraamatukogust ja täna on 3. päev, kus me hakkame tegelema käsitööga. Eelmisel korral valmistasime paberist ja tärklisest voolimismassi ja ma näitasin teile paar toorikut, mis on tehtud selliste massidega. Ja kuna minul jäi alles mass, mis ma tegin, siis ma täna näitan, kuidas teha toorikuid, millega mida selle massiga katta. Tere, väikesed vaatajad! Mina olen printsess Eveli. Mul on peaaegu sama pikad juuksed nagu Rapuntsel. Aga mina ei ela tornis. Mina elan Jõhvi Keskraamatukogus. Olen siin olnud juba väga pikka aega. Ja kuna ka mina ei tohi praegu välja minna nii nagu teiegi, siis tuli mul selline tore mõte teiega koos lõbusasti aega veeta. Tere! Mina olen Kerri Jõhvi Keskraamatukogust ja täna räägin ma teile viimastel aastatel ilmunud noortekatest ja natukene, alates 10. eluaastast, kui täna valisin välja. Mul on siin nüüd 8 raamatut, mis on kõik ilmunud viimase paari aasta jooksul. Näitan teile niimoodi selgelt ära, kes näeb. Võib-olla on seda pidi parem. Ja alustame kohe esimesest raamatust. Raamatu pealkiri on 1. See raamat räägib kaksikutest, kes on puusapidi kokku kasvanud. Tegemist on siiami kaksikutega. Ja nemad ootavad, et millal toimub operatsioon nende eraldamiseks. See on ringrada Uroboros, eluring, kus suuskavad ilusad valged heteromehed kanni järel reas, kanni järel reas, suusamütsid kõigil peas. Kahju, et ma ei teadnud ajakirjandusest kunagi midagi muud kui seda, et alasti lumeme me piltkaanel müümismühin. Muidugi ei ole see päris televisioon. Ja muidugi ei ole need päris saated. Need on Facebooki üles laaditud videod. Ja muidugi ei läinud meil kohe algusest peale kõik väga ladusalt. Esimest videot me laadisime üles 10 tundi. Ja kleit on sirge kleit, lihtsalt kellukese lõikega, aga selle nuku juures on üks trikk. Kui mina keeran kleiti teistpidi, siis mul on teine nukk ja teine nukk nutab. Ja täpselt samamoodi käed on sellistest ketastest, võite teha ka sirged, kuidas tahate, need on kummi peale pandud, nagu sellel arvelaual. Võite kas või matemaatikat õpetada niimoodi, mitu ketast on nuku käel. Juuksed on tehtud teisest värvist kurva näoga ja kogu selle nukutrikk ongi, et tegelikult meil on 2 pead, 4 kätt ja keha ei olegi. On ainult 2-poolne seelik ja kummale poole tõmbame, siis kas on meil naeratav tüdruk või meil on nuttaja tüdruk. Kuigi Jõhvi Keskraamatukogu laste ja noorte osakonnas töötav Kerri Orgma on väga kogenud käsitöömeister ja juhendub käsitöötuba ka Jõhvi Keskraamatukogus, ei olnud kaamera ette istumine talle üldsegi lihtne. Aga nagu küsivad kogenud spordireporterid, Kerri, mis tunne on? Nüüd, kus sul on selja taga 11 saadet. Kui Tiia küsis minu käest, et mis tunne on nagu spordikommentaator, siis ma vastan ka nagu sportlane, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtt. Kuigi kui see ettepanek tuli, et need asjad tuleb ära teha, siis esimene tunne oli nagu Tõnissonil Oskar Lutsu suves, et oleks ma seda teadnud, oleks enne kodust ära läinud.
aga asjad sai tehtud ja kuna kogu see TV algas käsitööga, siis see oli minu jaoks kõige lihtsam asi, sest käsitööga ma olen tegelenud praktiliselt kogu oma elu. Olen nii kudunud, heegeldunud kõik variandid, mida on vaja teha, kõike olen teinud. Samuti olen teinud käsitöönukke, mõned on siin selja taga näha kaugemalt. Samuti käin ma tegemas töötubasid nii koolis, kui lapsed käivad minu juures tegemas, et käsitöö teema on mulle päris tuttav. Aga kogu selle alguseks oli, nagu minu ema ütleb, karmavõlad. Kui sa ikka väiksena oled paras pätt ja lõhud ära kõik oma mänguasjad, et saada teada, mis seal sees on, siis tulevikus pead selle kõik tagasi tegema, et hakkad ise tegema teistele asju. Ja nii minuga läkski. Et tegin kodus, teen raamatukogus, kus vaja on, seal aitan, kui ise ei tea, otsime raamatuid. Lõppude lõpuks me oleme raamatukogu, meil on igasuguseid asju, meil on andmebaasid ja vastused leiame me alati. Nii et käsitööga ei ole meil probleeme. Nii et see vastus oli nüüd selline. Järgmisena tegi otsad lahti Jõhvi Keskraamatukogu direktor Evelin Danilov saatesarjaga Printsess Evelini päevik. Tere! Mina olen Evelin Danilov Jõhvi Keskraamatukogu direktori ülesannetes ja sellel keerulisel kriisi ajal sai minust siis ootamatult ühel päeval Printsess Evelin. Mida ma pean siis kõige keerulisemaks tegelikult selle TV filmimise ajal oli see, et kuna ametikohustused ikkagi panevad mulle teatava vastutuse kogu aeg olla levis, esimesel võimalusel vastata kõnedele, väga kiiresti toimetada, siis tegelikult kõige keerulisem oligi see, et kuna see filmimine toimus telefoniga, siis tihtipeale oli see, et videod läksid lihtsalt selle nahka, et keegi kogu aeg ja pidevalt helistas vahele. Et küll mõned korrad sai ikkagi panna lennurežiimi peale, sest lihtsalt tuli need videodega saada ühele poole. Aga tegelikult oli see selline väga ainulaadne kogemus, eriti minu jaoks, kes tegelikult ma ei ole üldse käsitöötegija inimene. Ja isegi kõik need väikesed pudinad, mida sai saate käigus teha ja meisterdada, siis tegelikult olid need minu jaoks sellised esmakordsed sooritused ja muidugi seal on kohutavalt palju improvisatsiooni, mis sinna toolile istudes tegelikult ei ole mingisugust stsenaariumit välja mõeldud ja see kõik tuleb sellise improviseerimise käigus, et tegelikult oli see selline väga ennast üllatav protsess. Aga mida ma nüüd peaksin tegelikult kõige naljakamaks on see, et kui ma ikkagi neid asju kokku panin oma isiklikus garderoobis, mida siis printsess kanda võiks ja mis aksessuaarid tal võiksid juures olla, siis tegelikult ma ikka päris mitu korda tabasin ennast ikka selliselt korralikult naerupahvakalt, et miks ühel täiskasvanud naisel peaksid sellised asjad üldse garderoobis olema. Et ma olen poegade ema, ehk siis mul ei ole ühtegi tütart, miks ma peaksin omama garderoobis päevavarjusid, kunstjuukseid, igasuguseid erinevaid mütsikesi ja kübarakesi. Ehted õnneks on tõesti olemas ja neid on palju, aga samamoodi ikkagi valida välja need riided, mis siis just printsessil seljas võiksid olla ja seda üldmuljet kokku pannes, siis tegelikult tõesti ma päris mitu korda tabasin ennast mõttest, et miks ühel täiskasvanu inimesel üldse sellised asjad kapis on. Aga ma võin öelda, et mul on hea meel, et need seal kapis olid, see tegi nagu meil selle protsessi ikkagi oluliselt hõlpsamaks ja hoidis aega kokku. Aga teine selline väga naljakas seik tegelikult on see, et kuna tegemist oli sellise väga pinksa ja pingelise kriisiperioodiga, siis meeletult palju toimus igasuguseid Zoomi ja Skype'i koosolekuid, läbirääkimisi, nõupidamisi, siis tihtipeale oli nii, et otsefilmi võtetelt oma printsessi outfitiga tuli joosta siis ruttu kabinetti, saada need lisandid siis küljest ära, et kohe minna eetrisse hoopis teise asjaga, et samamoodi tihtipeale oli see päris hale naljakas.
et ikkagi, et mitte olla selline printsess, siis järgmisel koosolekul, siis ütleme, see võttis ikkagi sellist ajaressurssi ja sellist, see oli enda jaoks oli see väga selline humoorikas situatsioon tegelikult. Aga ma arvan, et me saime kõik väga hästi hakkama ja üllatajaid oli siin tegelikult teisigi ja töötajad olid tõesti väga tublid ja see on väga selline väga hinnaline kogemus ja ma usun, et me jätkame samas vaimus. Aitäh! Enne lindistust oli arutelu suur. Milliseid raamatuid lugeda, millist käsitööd teha, et see oleks lastele jõukohane ja nii edasi ja nii edasi. See arutelu oleks kestnud veel kaua. Kui Evelin poleks lihtsalt pannud oma printsessi väärilist diadeemi pähe, istunud telefoni kaamera ette ja teatanud, see asi tuleb lihtsalt ära teha. Ja tulistas puusalt valmis 3 saadet jutti. 3. saatesari. Noorsoromaan ja tema sõbrad. Saatejuhiks taas Kerri. Nii, jälle Kerri siin. Kui esimesel päeval tegime käsitööd, siis samuti on minu teha ka noorsokirjandus ja nende tutvustamine. See on samuti selline asi, et sa teed selle ära, sest iga raamatukogu hoidja teab, et kui tuleb lugeja ja ta küsib mingil teemal raamatut, siis sul peab mingigi ülevaade olema raamatutest, mis sul on pakkuda. Kuna mina töötan Jõhvi Keskraamatukogu noorte ja laste osakonnas, siis vähemalt teismeliste ja noorte raamatud loen ma kõik, kui mitte lõpuni läbi, siis vähemalt diagonaalist lasen üle, et ma teaksin, millest raamatus juttu on. Et kui tullakse küsima, siis ma tean, mida soovitada, sest sageli tullakse küsima raamatus niimoodi, et ma ei tea isegi, mida ma tahan, aga ma tahaks midagigi. Ja esimene asi, mis sa küsidki, et hakkad elimineerima teemasid. Et kas seal on nüüd fantaasiat, sa tahad päris reaalelu, kas sa tahad muinasjutte, kas sa tahad seiklusjutte ja et neid tutvustada või vähemalt teada, sa pead ise neid lugema. Ja samuti aitavad siin kõik igasugused erinevad andmebaasid, nii ingliskeelsed kui venekeelsed, et kui on sarjaraamatuid, sa tead, kuhu suunata lugejaid edasi, kui ei ole eesti keeles ilmunud järgesid. Ja päris paljud oskavad juba ise lugeda ka võõrkeeltest ja saavad nendest aru. Nii et noorteraamatute sisuga olen ma ka samuti päris hästi kursis ja nii ongi. Ja vaatame edasi, mis tuleb ja anname teada ka oma noortele lugejatele. Ja viimane saatesari. Jürgen Rooste luuleminutid. Ma olen võinud kaua vaadelda naist, orientaalist, tõmmukerelist, mu kodumaalist, valgeverelist naist. Võib süda üksi õnne saadelda. Oo põhjamaine armas valge neid, jasmiin ja loidab ööbik toomeleid. Kes sinuga, kes suudab maadelda. Saatetegijatel juhtub ikka lõbusaid apsakaid ja ega raamatukogu TV erand ole. Jürgenil läksid ükskord videod sassi ja hõrgu luulesaate asemel ilmus ekraanile järgmine video. And with him are the winds of change about to blow through Full Sail Live. It's a Boxing Day Caterpillar elbow drop by Joseph. Lõpetuseks ma kirjutasin paberile 2 inimese nimed. Nende inimeste roll on Jõhvi Keskraamatukogu TV sünni juures väga suur. Ilma et nad ise seda teaksid. Aitäh sulle, Jaanus, Haapsalu linnaraamatukogu lasteosakonna juhataja, kes sa eriolukorra ajal esimesena lugesid veebis lastele raamatut ette. See oli inspireeriv. Aitäh sulle, Kaie,
Tallinna Keskraamatukogu direktor, kes sa tegid väga ruttu terve Eestimaa raamatukogudele selgeks, et mis mõttes te teete eriolukorra ajal sisetöid? Neid tehakse nii kui nii. Mida te veel teete? Ja see oli motiveeriv.